Kui eelmisel aastal ületas illegaalselt Eesti riigi piiri kokku 39 inimest kolmandatest riikidest, siis sel aastal on see number juba 102 ja kusjuures üle 60 neist on viimase nädala jooksul riigipiiri ebaseaduslikult ületanud. Eesti on üpris tugeva rändesurve all. Olukord on selles mõttes kindlasti keeruline, et seda survet on ikkagi erakordselt palju, aga samas ma hindan seisu heaks, et PPA on väga hästi hakkama saanud, nad on need inimesed ära tabanud, nad on osanud juba ennetavalt vaadata õigetesse kohtadesse, osanud siis neid üles leida, ära tuvastada. Ja kui me vaatame seda seisu meie välispiiril, siis siin ei ole muretsemiseks põhjust, et me oleme pikkade aastate jooksul ikkagi investeerinud õigesse kohta. Meie välispiir on hästi välja ehitatud, meil on siis mõned sellised lõpulõigud on praegu lõpetamisel. Lähiriikides nägime suurt rändekriisi ka 5 aastat tagasi, kui Valgevene võimud suunasid migrandid järjest üle Leedu piiri. Nüüd, 5 aastat hiljem, on Valgevene hübriidrünnaku sihiks Läti, kus peetakse iga päev kinni 100 illegaalset piiriületajat. Tänaseks on kogu number juba tuhandetes. Nagu juba mainitud, jõuab neist mingi osa kahjuks ka Eestisse. Taro kinnitab, et Eestisse need inimesed ei jää, vaid Läti on lubanud nendega edasi tegeleda. Nad on lisaks ka valmis siis kõik need inimesed tagasi võtma, kes on Valgevenes siis sealt kaudu tulnud ja siis nendega nagu edasi tegelema. Politsei- ja Piirivalveamet on viimasel ajal tõhustanud kontrolli piiril ja transpordisõlmedes, et tabada võimalikke ebaseaduslikke piiriületajaid. Nii siseminister kui ka PPA peadirektor on ühel meelel, et piiri sulgemised Euroopa Liidu sees ei aitaks, sest sellisel juhul otsitakse lihtsalt teised juurdepääsuteed. Mõlema sõnul tuleb minna juurpõhjuse tekkimise kohta ehk välispiirile ning suunata võimalikult palju töötajaid sinna. Eesti ongi juba oma jõudus ikka Läti piiri äärde saatnud. Illegaalid on suuresti pärit Aafrikast ja Aasiast, kes tulevad otsima head Euroopa elu. No, ega need on sellised traditsioonilised riigid nagu Somaalia, Eritrea, Etioopia, eelkõige Aafrika ja Aasia riigid, kus toimetulek on sageli halvem ja see unistus sellest helgest tulevikust on suurem, aga väga sageli tuleks me endale meeles pidada, et need inimesed, kes selliseid rändeteekondasid kasutavad, on väga paljudel juhtudel maksnud tuhandeid eurosid kogu selle teekonna eest kurjategijatele. Belitšev tõdeb, et Eestis on juba kinni võetud ka smuugeldajaid. Selle aasta jooksul oleme tabanud mitmeid smuugeldajaid, kes on nende inimeste vedamise eest vastutanud ja kelle osas viiakse läbi kriminaalmenetlusi selleks, et saata ka seda signaali siis kogu nende teekondade korraldajatele, et ka nemad ei pääse vastutusest. Taro rõhutas, et Valgevene režiim on ise need inimesed sihilikult Läti piiri äärde saatnud ning lisas, et Valgevenes ja ka Venemaal keegi niisama piirivööndisse ei satu. Kuigi Eesti on Balti riikidest ainus, kel ei ole Valgevenega piiri, on meie naabriks Venemaa. Taro sõnul ei saa ka seda välistada, et ühel hetkel proovib Venemaa ise meie piiri ebaseaduslike piiriületajatega üle ujutada. Küll aga tuleb sel juhul arvestada tagajärgedega. Venemaa sellised katsed Soome aadressil on toonud kaasa selle, et Soome on oma välispiiri täiesti sulgenud. Nad peavad arvestama sellega, et kui nad midagi sellist dramaatilist meie aadressil peaksid üritama, siis loomulikult kaasnevad meie poolt ka väga adekvaatsed ja väga jõulised vastusammud.